Tere kõigile, mina olen Tööinspektsiooni nõustamisjurist Anna ja täna räägin teile erakorralisest ülesütlemisest töötaja algatusel. Kui me räägime tööandja poolsest kohustuse olulisest rikkumisest, siis loetakse nendeks eelkõige olukordi, kui tööandja kohtleb töötajat ebaväärikalt ja see on süstemaatiline ja pikaajaline, või kui tööandja oluliselt viivitab töötasu maksmisega või ka juhud, kui töö jätkamine on reaalselt seotud ohuga töötaja tervisele või elule. Tegemist on mitteammendava loeteluga ehk põhjused, mille tõttu on töötajal õigus töölepingu erakorraliselt üles öelda, võib olla veel mitmeid. Erinevalt töötaja poolsest töölepingu lõpetamisest, kui töötaja soovib töölepingu erakorraliselt üles öelda, peab ta oma avalduses põhjendama, miks leping öeldakse üles erakorraliselt. Muidu võib tekkida olukord, et põhjenduseta esitatud avaldus loetakse korraliselt esitatud avalduseks. Lisaks kehtib ka mõistliku aja põhimõte, mis tähendab seda, et töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda üksnes mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta ülesütlemise aluseks olnud asjaolust teada sai. Teisisõnu tuleb ülesütlemisega mitte liigselt viivitada. Praktikas on enim levinud tööandja poolsed töötasu maksmata jätmised ja hilinemised. Siinjuures juhin aga tähelepanu ühele Riigikohtu otsusele, mis ütleb seda, et mitte iga tööandja poolne kohustuse rikkumine või mitte nõuetekohane täitmine ei ole töölepingu erakorralise ülesütlemise aluseks. Selleks on vaid eriti mõjus ja oluline rikkumine. Näiteks juhtudel, kui tööandja on viivitanud töötasu maksmisega 1-2 päeva ja töötaja on otsustanud seetõttu töölepingu erakorraliselt üles öelda, kusjuures ühtegi kirjalikku märgit selle kohta pole ta tööandjale teinud, ei tähenda, et tegemist on tööandja kohustuse olulise rikkumisega, mis tingiks töötaja poolse erakorralise ülesütlemise. Tegemist võis olla näiteks tõrkega pangatehingu sooritamisel, mis tõttu töötasu maksmine viibis ja millega tööandja ei saanud üldse arvestada. Seega ühepäevast töötasu viivitust ei saa pidada oluliseks rikkumiseks. Siinjuures toon aga näitena ühe teise maakohtu otsuse, kus tööandja on jätnud töötasu maksmata 5 kuu jooksul. Töötaja esitas ülesütlemisavalduse, kuid ei toonud välja, kas tegemist on korralise või erakorralise ülesütlemisega. Samas on ta oma avalduse ilusti põhjendanud, tõi välja, miks ütleb töölepingu erakorraliselt üles ja lõpetas lepingu päevapealt. Kohus leidis, et töötaja ülesütlemise avalduse põhjendusest on välja loetav töötaja tahe öelda tööleping üles erakorraliselt. Lisaks viitas töötaja tahtele öelda tööleping üles erakorraliselt asjaolu, et töötaja järginud etteteatamistähtaega. Kohus nendis, et kuna tööandja on jätnud töötasu pikaajaliselt ja süstemaatiliselt välja maksmata, siis antud olukorras tegemist on tööandja poolse kohustuse olulise rikkumisega, mis õigustaks erakorralist ülesütlemist. Siinjuures juhin tähelepanu, et kuigi seadus ei kohusta töötajat kohustuse olulise rikkumise korral tööandjat hoiatada, eeldab seadus rikkumistele tähelepanu juhtimist ja meie soovitame seda ka teha, sest see on hea võimalus rikkumise fikseerimiseks ja näitamaks, et töötaja on andnud tööandjale võimaluse oma käitumise parandamiseks ja seeläbi töösuhe jätkamiseks. Seega, kui töötaja leiab, et tööandja on oma kohustusi oluliselt rikkunud, esmalt soovitame pöörduda tööandja poole ja paluda rikkumise lõpetamist. Kui tööandja rikkumise ei lõpeta ja töötaja näeb, et edasine töösuhe on võimatu, on tal õigus töölepingu erakorraliselt üles öelda töölepingu seaduse paragrahvi 91 lõige 2 kohaselt. Sarnaselt tööandja poolse ülesütlemisega peab ka töötaja esitama tööandjale kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis ülesütlemisavalduse, kas e-posti teel või SMS-i teel. Tasub ka teada, et kui töötaja ütleb töölepingu erakorraliselt üles, tööandja poolse kohustuse olulise rikkumise tõttu peab tööandja maksma hüvitist töötaja 3 kuu keskmise töötasu ulatuses. Kui töötaja on töölepingu üles öelnud ja tööandja ei tunnista rikkumist, peab ta vaidlustama 30 kalendripäeva jooksul, arvates ülesütlemisavalduse kättesaamisest töövaidluskomisjoni või kohtu kaudu. Tänan kõiki kuulajad. Kui teil tekivad täiendavad küsimused, võite julgelt võtta ühendust Tööinspektsiooni nõustajatega telefoni teel või e-posti teel.